Tere tulemast kuulama Reformierakonna podcasti sarja Kasvav Tallinn. Mina olen Doris Raudsepp ja täna oleme käsitlemas Pirita linnaosa puudutavaid teemasid. Olen olnud viimased 10 kuud juba Pirita linnaosa vanem ja saanud algatada nii mõnegi olulise projektiga ja sellest saame täna ka rääkida. Minuga on siin koos linnavolikogu liige ja Pirita linnaosakogu aseesimees Kaupo Nõlvak. Ja tere! Tõesti, täna me siis ei räägi meie Tallinnast, Tornide linnast, meie lemmikust, vaid meie selle kõige-kõige-kõigest, mis on siis Pirita, eks ole. Et tõesti, et mis meil on Pirital oluline, et me ju tegelikult tahame, et ma olen seda ka öelnud, et see oleks maailma parim elukeskkond. Ja Pirita minu arvates ongi ühe parema ja ilusama elukeskkonnaga linnaosa Tallinnas ja see on ka kasvav linnaosa, mis annabki meile siin siis juba need olulised punktid kätte, et tegelikult on meil vaja lasteaedu ja tegelikult on ka suur puudus koolikohtade järgi. Et tegelikult ühed olulised investeeringud kindlasti Pirital on haridusvõrgustiku arendamisesse. Ehk siis tegelikult maailma parim elukeskkond ju algabki sellest keskkonnast. Meil on meri, meil on suurepärane mets ehk siis kloostrimets ja meil on jõgi. Ja kogu selle siis sellise ümbruses on põhiliselt eramajadega siis elukeskkond. Aga millegi pärast ei ole see viimase 20 aasta jooksul kuidagi paranenud, vaid et kõik arengud on kas seisatatud, peatatud või siia investeeringuid linna poolt ei olegi praktiliselt tehtud. Et ma mäletan mitut linnavolikogu eelarvet, kus me vaatame investeeringute tabelit ja seal on Pirita kohta on praktiliselt 0. Ja tõepoolest kahjuks niimoodi on olnud, et inimesed, kes on eluaeg elanud Pirital, ütlevad näiteks, et rannas ei ole toimunud mitte ühtegi arengut, kõik on täpselt samasugune, nagu oli 30 aastat tagasi. Nüüd õnneks on rannapromenaadi väljaehitamiseks detailplaneering kehtestatud ja vastu võetud. Just. Ja nüüd uue linnavõimuga saime ka tegelikult rahad sinna taha, et eelarves on täiesti eraldi nüüd mõeldud summad selleks, et see projekt ellu viia. Antud hetkel on ta juba projekteerimises. See on ligi 2,5 kilomeetrit rannaala, kuhu siis tuleb vastav taristu, see promenaad, dušid, tualetid, mänguväljakud, pallimänguväljakud, kohvikud, et kõik, mis on oluline tegelikult Tallinna esindusranna jaoks tegelikult, et see on ju mõnes mõttes ka turismiobjekt ja selline uhke, ilus koht, kuhu oleks üle Tallinna kõigil hea tulla. Ja nüüd lõpuks saime sellega siis ka algust teha. Ja see on Tallinna esindusrand, mida siis Keskerakond 15 aastat menetles seda detailplaneeringut ja lõpuks tõesti siis sai selle volikogus ja sai ka vastu võetud, aga ma küsisin, et millal võiks hakata projekteerima ehitus. Üheski strateegias, eelarvestrateegias ega linnas eelarves ei olnud ühtegi senti selleks ette nähtud, et tegime valmis ja vaatame, äkki läheb veel 15 aastat. No ei lähe. Jah, et tõepoolest mul on väga hea meel, et me saime sellega algust teha lõpuks ometi, et kui suurematest ehitistest, objektidest rääkida, siis tegelikult on meil vaja nüüd ette võtta siis velodroomi spordikeskuse arendus. Et esimesed sammud ja mõtted on tegelikult juba ju koondatud, et seal võiks kuskil 3000 pealtvaatajaga siis spordikeskus olla, kus saaks peale velotrekiga erinevaid pallimänge, vehklemist, iluvõimlemist, selliseid spordialasid harrastada. Ja ka kultuuriüritusi. Absoluutselt. Sest Pirita ju on 20 000 elanikku, see on nagu peaaegu 2 Haapsalu linna. Kui me siis näeme, et suve läbi Haapsalus on kõikidel nädalavahetusel on seal mingisugune suur tohutu kultuuriüritus, mingisugune muusikaüritus, siis Pirital ei ole ühtegi kontserdisaali, ei ole ühtegi spordisaali tegelikult ei ole, kui jätta nüüd Pirita majandusgümnaasium välja, aga avalikkusele suunatud spordisaal ei ole enam ujulat, ei ole enam tennisehalli,
kõik on justkui nagu taandunud sellele, aga need asjad meil tuleb hakata ära tegema ja tõesti kõigepealt see velotreki. Ja ju ka Pirita Vabaajakeskus, mis tegelikult vajaks täielikku rekonstrueerimist ja mis ranna detailplaneeringu raames on tegelikult antud sellele ka luba seda laiendada parkla poole, ehk et sellest saakski ka sellise Pirita kultuurikeskuse tegelikult kujundada, et sellega tahaks võimalikult kiiresti edasi minna juba tegelikult esimese lisaeelarvega projekteerimise vahendid võiks just ideaalist viime tulla. sellega eelarvestrateegiasse, et oleks ka järgmisteks aastaks nii nagu see Pirita Vabaajakeskus vajab investeeringut, ta on äärmiselt väsinud ja seal väikse remondiga enam ei ole tõesti mitte midagi teha, et ma usun, et sellega läheme ka kindlasti edasi, et sul see töö käib, ma tean. Ja mis see kõik seda piirkonda tegelikult ju seob ja ühendab, on Pirita sild, mille siis rekonstrueerimine samuti on plaanis ja sellega siis seoses võiks mõelda tegelikult selle piirkonna liikluslahenduse üldsegist terviklikult läbi, et mõnes mõttes juba alates sealt Pirita Selveri kandist kuni Pirita keskuseni, et oleks kuidagi piirkonda ühendav. Et selle spordikeskusega seoses ju oleks vaja ka lahendada ära sealne parkimisprobleem, mis samuti siis haaraks seda piirkonda. Ehk et mõelda siis tervikuna rand, jõgi, sild, spordikeskus ja Pirita keskuse terviklik liikluskorraldus läbi selliselt, et Pirita oleks nii jalakäija sõbralik kui rattaga liikujale sõbralik, aga samas ta ei oleks läbisõidu koht siis Viimsi ja kesklinna vahel. Just, ja et tekiks sükene tõesti nagu mingisugunegi keskus, Pirita keskuse moodi. Aga minu unistus on olnud alates 2005, kui ma esimest korda Pirita halduskogusse siis valiti ja 2011 alates Tallinna volikogus, et meil on 8 asumit Pirital ja need asumid ei ole omavahel väga hästi ühendatud, et ütleme näiteks mina Pirita Koselt Meriväljale tahaks jalgrattaga minna, siis sellist rattateed ei ole olemas. Ma pean ikkagi kasutama neid suuri sõidukitel mõeldud teid, seda ei ole olemas. Aga meil on olemas üks selline asi nagu Pirita Kose Kloostrimetsa ringrada. Ja ma olen üsna kindel, et sellist motosõidu, mingit Kalevi suursõitu vaevalt enam ikkagi meie Pirital toimuma hakkab, et küll aga on see ring selline hea niisugune võimalus, kuhu ümber võiks tekkida nüüd kergliiklustee ja sinna ja ta ju sõidab ümber siis meie Kloostrimetsa ja sinna niisugusele ring kergliiklusteele võikski suunduda kõikidest meie asumitest, on see Merivälja, on see Mähe, on see Pirita Kose, Maarjamäe oma kerglustee ots, et meil tekiks selline ilus rattaga sõidu võrgustik. Tahan sõita Meriväljale sõbrale külla, siis ma ei pea selleks nagu kuidagi nagu väga imelikku ja ohtlikku teed valima. Ja siis see koos Pirita keskusega, see oleks meie unistus. See on juba tõesti väga imeline, et on kuhu poole ju püüelda ja tööd on teha palju. Küll on aga hea tõded, et oleme saanud algust teha mõne meie jaoks olulise projektiga nagu perepesa rajamine. Just. Et vana ja natukene väsinud hoone saab täiesti uue ilme ja uue sisu, et tegelikult seni ei ole lastele, peredele mõeldud teenust olnud linna osas. Ja nüüd tekib sinna selline oluline toetav perepesa, et ma usun, et kogukond ja linnaosa kindlasti võidab sellest. Ja. Eriti just, kui me teame, et elanikkond kasvab ja lapsi just tuleb juurde. Ja seda on ka kindlasti vaja. Ise vanaisana tean, et vahest mul poeg oma perega on mitu korda rääkinud, et võiks olla selline linnaosa perekeskus või mingisugune koht, kuhu lastega minna, et nagu otseselt sellist ei ole. On küll üksikuid mingeid üritusi või midagi tehakse, aga sellist maja, ruumi või seda ei ole siin olnud. Jah, et on ikkagi
lastele suunatud tegevused konkreetselt on vanemate nõustamine, on ka paari nõustamine ja tegelikult Põhjamaades on see kontseptsioon ennast väga hästi tõestanud ja ta on isegi toimivad ka selliste kogukonnakeskustena siis, kus lähiümbruses olevad pered tegelikult saavad kokku ja tutvuda. No ja siis peaksime mõtlema ka eakate peale, eks ole, et tegelikult Tallinnas oleme käivitanud väga juba nüüd võiks öelda, juba oleme käivitanud on siis eakate teenusmajade rajamine, et esimene valm on vist juba nüüd Mustamäel luuakse ja aga põhimõtteliselt see peaks olema igas linnaosas oma. Et see on siis kontseptsioon, mille meie Liis Klaar nagu väga hästi on välja toonud, mis on Põhjamaades igal pool läinud, ka meie ise olen Rootsis näinud sellist maja, kus on siis need eakad inimesed, kes nagu kas on jäänud üksi või mingil muul moel, et see ei ole hooldekodu, vaid see on eakate teenusmaja, kus nad oleksid nagu igaüks on oma sellises väikses korteris, aga nad saavad suhelda. Nad saavad suhelda ja vajadusel siis saavad seal ka mingit teenust, seal on kas siis on õendus, mingi abi on õde võtta, on mingisugune kogunemissaal. Rootsis ma nägin väga ilus oli pisikene puhvet, seal olid lauamängud, asjad ja eakad tulid liftiga alla, tahtsid omavahel suhelda, tahtsid eralduda, läksid oma korterisse. Ja see on selline väärika vananemise mõttes nagu hästi hea mudel. Seda peame see on kindlasti oluline, see väärikalt kuldses eas toimetamine, samas eks ole ka sotsialiseerumine, kultuuriüritustes osavõtmine, eks ole, et aktiivne olemine, et see on kindlasti oluline. Just. Ja see ei ole nii, et see puudutab ainult eakaid täna. See puudutab meid kõiki, sest vananemine ootab meid ees kõiki. Siis me ei või kunagi teada, kui me sellist võime vajada, et tegelikult on see ühiskonnal tervikuna väga tervistav ja tervitatav asi, mida me siis tuleb hakata looma. Jah, kusjuures mul on väga hea meel tõdeda, et tegelikult Pirita päevakeskus on päris kenasti läinud tööle, et sealsed kohtumised, klubiõhtud ja tantsuõhtud ja väärikate huvikool on väga soojalt vastu võetud, et see on ka eakatele suunatud selline tore asi, mida me oleme tegemas. Ja. No üks asi võib-olla veel, mis on meid natukene nagu puudutanud ja muretsenud, et ma tõin 2 aastat tagasi linnaosakogu esimehena kutsusin esinema maestro Tõnu Kaljuste ja arhitektuuribüroo kokku peapartneri Andrus Kõresaare, kes siis tutvustasid võimalust, kuidas on Euroopa paljudes linnades on tehtud imelisi vanu kloostreid aastaringseks kasutamiseks ja mõte oli siis, et viia see idee ka meie Pirita kloostri, mis on Pirita absoluutne maamärk nagu kõige tähtsam sümbol peaaegu, aga ta kasutatakse tegelikult üks kord aastas tehakse sinna katus peale, tehakse see Birgitta festival ja siis võetakse katus maha ja ülejäänud aja on ta siis ilusad varemed. Aga Euroopa ja maailm on täis neid imelisi, uusi, kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi, klaaskatused, mis ei kuidagi ei vähenda nende müüride väärikust, vaid pigem siis tõstavad seda, et seal oleks võimalik ka aasta ringi teha kultuuriüritusi ja see oleks ka üks minu unistus. Ja see on suurepärane visioon tõesti kloostrile, et kloostri varemetega tegelemine on tegelikult ka minu üks prioriteet olnud, et võtsime veel eelmise aasta lõpus, saime sinna uue statsionaarse tualeti ehitatud ja lõhkusime vanad piletimüügikioski maha ja siis panime sinna veel turvakaameraid, kloostri varemete siseküljed said konserveeritud, millega me jätkame sellel aastal. Samuti oleme projekteerimas, Keskkonnakommunaalamet on projekteerimas uut fassaadivalgustust sinna. Ja meil on selline koostöökogu siis, kus on kloostripoolsed Birgitiinide ordu esindaja, Keskkonnakommunaalameti abilinnapea, muinsuskaitseosakonna juht ja siis linnaosa vanem ja siis me nüüd ka märtsi lõpus kohtume, et arutada edasisi plaane sealhulgas võimalikku siis katuse mingisugust lahendust sinna. Et muidugi muinsuskaitse on ääretult oluline meie vanalinn ja kõik see, aga ikkagi tuleks nagu nendega ka vaadata üle need nii-öelda
need punased jooned, kust nagu seni aastakümned mitte keegi üle ei tohtinud nagu isegi mõelda, aga vähemalt mõelda võib üle, arvestades just seda, mida maailmas selles vallas on tehtud ja seda on tehtud just tänu hästi kaasaegsele uuele ehitustehnikale, materjalidele, kõigile sellega, mida võib-olla 20 aastat või 30 aastat tagasi tõesti ei olnudki võimalik. Tegelikult tuua innovatsioon sellisesse kultuuri iidsesse pärandisse, et see oleks muidugi ka võimas. Et ma usun, et Pirita linnaosa on Tallinna pärl, mida me saame aina kaunimaks lihvida. Et nagu me rääkisime, et unistama peab ja unistama peabki suurelt, aga unistused ei maksa midagi, kui neid ei vii ellu. Ja meie soov on need oma unistused ikkagi ellu viia ja oleme kindlad, et seda ikkagi saaksime teha võimis. Ja mina usun, et Reformierakonna meeskond on Pirital tugev ja valmis kõik need olulised ja vajalikud arengud ellu viima. Aitäh!